Tere tulemast kuulama saadet Kasvuminutid. Mina olen Andres Kostiv, juhendatud töötubade ja UI UX disaini agentuurist Futurist ning koos minuga täna on Sandra Roosna Asklyst, nii nagu siin särk räägib, mul pole midagi kahjuks. Ma ei peagi rääkima. Ja need, kes YouTube'is vaatavad, aga kes ei vaata, siis kujutage ette. Ja siis Askly pakub siis veebilehtedele maailma tasemel chatiteenust, et nii palju, kui ma seda ise uurisin, ma ei tea, kas ma võtsin selle value propi kokku enda jaoks ja saade keskendub siis disaini teemadele nii laiemalt kui ka praktilistelt külgedelt. Ja selle saate teemaks on siis klienditugi veebilehed, ehk siis hirmud ja müüdid, mis sellega kaasnevad. Et siis Sandra mõtles see teema välja ja siis laseme siis sellel eksperdil siis meid harida. Ma saan ka targemaks. Aga kõigepealt siis aitäh tulemast. Aitäh. Ja siis räägi palun, millega Askly tegeleb? Et nii nagu sa alguses mainisid, et maailma tasemel, see on see meie eesmärk on ju, et täna me oleme seal ikkagist, kus sa koged üpriski kehva kliendituge, tihtipeale eriti e-kaubanduses, mis kasvab väga kiiresti. Nii et ma ise nägin seda, et siuke kontaktid kuskil lehe jaluses või päises pluss üks tüütu tasuta chat nurgas, mis tegelikult ei hoia inimesi kaua lehel, mis tihtipeale ei salvesta ajalugu, mis ei sisalda informatsiooni, kas teisel pool hetkel on inimene, bot, kas ta on laivis või mitte. Et hästi palju siukseid nüansse, mis mõjutavad kliendi kogemust ning me ise tundsime vajadust, et oleks turul tõesti selline kvaliteetne, aga samas väga lihtne tööriist. Nii et ka klienditoe tiimi liikmed saaksid oma tööd hästi teha, sest et mõtle, igal klienditeenindajal, kes vastab sulle, on siis paralleelselt telefoniliin, e-mailid, Facebook, Instagram, veebilehe chat, kuhu inimesed kirjutavad ja tegelikult nendest kõigist kanalist on ainult üks kanal, mis on päriselt seal, kus sa hetkel ostu sooritad. Nii et see on üpris siuke killustunud maailm, seal on päris palju võimalik muuta efektiivsemaks ning eelmine aasta alustasime, sest nägime, et kõik need chatid ja botid, mis turul olid, ei täitnud päriselt seda eesmärki. Võib-olla natuke teen liiga siin mõnedele suurtele, et Intercom... Kes on maailma tasemel? Intercom, Zendesk, Freshdesk, mõned lahendused on head, mis tõesti sisaldavad väga palju võimalusi ja valikuid. Samas, need on üpris kulukad, üpris palju ressurssi on vaja just nagu arendustiimil selleks, et see tööriist enda heaks korralikult tööle on konfigureeritud õieti ja nii edasi. Ja, et selles mõttes on see ikka 10 tunde, töötunde, tööd, et üldse nagu see tööriist endale selgeks teha. Nii et see on ka põhjus, miks 100, kui mitte 1000 e-poe tegijad ja veebilehed täna lisavad Facebook Messengeri ja ütlevad, et olgu, see on tasuta, see on enam-vähem lihtne, mul ei ole nii palju analüütikat, tööriistasid tiimile, erinevaid suhtluskanaleid, lokaliseerimise võimalusi, kõik see on tegemata. Aga peaasi, et oleks nagu midagi lihtsat, kus saaks klientidega copy-paste CRM-i põhimõtteliselt, kui väga tahta. Ja tegelikult CRM on üks eraldi selline suuremat sorti teema. See on siis, kliendihaldustarkvara on CRM. Et tegelikult enamasti ei jõua kontaktid ja kommentaarid CRM-i, mis tähendab seda, et kui sul on väga tubli klienditeenindaja, kui sa ei ole just üksi oma ettevõtet vedamas ja kõik on oma kontrolli all, aga ta peab ikkagist iga telefonikõne, iga meili kohta, iga kontakti kohta kliendiga tegema ühe sissekande, sest et kui see klienditeenindaja vahetub või see klient tuleb tagasi teises kanalis, siis kuskil peaks olema jälg maas. Nii et ma olen tegelikult väga vastu kõikide klienditoe kanalite vastu, kus mina kliendina ei saa kirjalikult ja selget proofi, ehk siis ma olen tellinud, te lubasite mulle seda tarnida, siis või ma täpsustasin, muutsin aadressid või muutsin seda tellimuse sisu, et kus on märk maas. Mingi ajalugu säiliks, et mis toimus. Aga mis su enda kogemus on, et võtame mingid e-poed, kus on ütleme paar miljonit käivet, 1-2 miljonit, et kas seal on mingi klienditeenindus kui selline või on pigem niimoodi, et omanik tellib ja
teenindab kliente ja väljastab kaupa ja võtab kaupa, et kõik on nagu üks inimene all in one, et mis su kogemus on? Sellise käibenumbri juures on tavaliselt juba tiim. Et kui ma vaatan neid päris, võtan oma statistika põhjal, et ma arvan, et viimase aastaga minu tiim on suhelnud umbes 2,000-3,000 e-poe tegijaga ja pigem e-poe või veebilehe siis juhi omanikuga siis tegelikult umbes seal taseme juures isegi 300,000-400 000 käibega aastas on juba tiim. On juba tiim, jah. Ja mida ma näen veel on see, et mida suuremaks kasvab see äri, siis seda rohkem on ka tööjõuvahetust just klienditeeninduse poole peal. Et see ei ole selline kehvad tööriistad järelikult. Osaliselt on neil kehvad tööriistad. Kindlasti, et siin nagu püüan vähem reklaami teha. Aga seda ma tean. Et see on tegelikult päris raske töö, palgad on väga madalad selles valdkonnas ja sektoris tervikuna, nii et me oleme päris palju mõtteid vahetanud erinevate klientidega, kes tõesti püüavad selle poole, et klienditeenindaja, kes on ka ettevõtte nägu ja see tööriist, millest ta teeb tööd, see määrabki ära selle kvaliteedi, millise elamuse inimene saab, kuidas su klient ennast tunneb, siis tegelikult seal ongi arenguid väga palju ja näiteks mul on suur respekt Sportlandi vastu. Eestis, Lätis, Leedus nemad kasutavad Freshdeski ja Soomes ja nüüd laienevad üle Euroopa, võtsid meie lahenduse kasutusele. Bolsil oli, ma märkasin. Bolsi on ka väga tubli et tegelikult seal klienditoe tiimis on inimesed, kes on väga hästi onboarditud ja väga nii-öelda kannavad neid väärtusid ja tõesti püüavad vastata klientidele võimalikult kiiresti. Et see ei ole tegelikult see mentaliteet, et meil on siin kuskil telefoninumber ja e-mail ja me vastame sulle paari päeva jooksul, see lihtsalt tänapäeval enam ei ole abiks. Et kui sa mõtled enda peale, kui sina oled klient, kõigepealt sa natuke pahandad juba, et miks teil ei ole seda infot tootelehel või miks ma ei saa aru check-out'is, kuidas siit nagu edasi minna või tarnega, ükskõik millega, et sa mõtledki, et kuidas see võimalik on, et miks mul see küsimus tekib. Ma tahaks oma ostu väga kiiresti ära teha ja kui ettevõtte klienditeenindaja tasemel on see arusaam olemas, et minust sõltub see, millise müügi tulemuse see ettevõte teeb ja see tööriist, miks ma ka mainisin tasuta ja natuke halvustavalt, sest et professionaalsed tööriistad klienditoe vallas maksavad umbes 50-100 eurot aastas. Et kui mõni ettevõte ütleb mulle, et me ei taha investeerida, siis tõenäoliselt seal ei ole mõõdetud ühtki mõõdikut, mis puudutab hüljatud ostukorvide hulka, sessioonide pikkused lehel, et saadame kõik sinna meilile ja telefonile, et meile sinna Facebooki ka kirjutatakse, et kõik saavad oma vastused millalgi kätte, aga mõtle selle peale, et okei, need on kanalid väljaspool sinu veebilehte, sinu ostuteekonda, kui suur protsent tuleb tagasi ja mis aja jooksul, kas sa tead neid mõõdikuid, kas sa neid jälgid? Kas sa midagi teed, et neid parandada? Et need on kõik nagu küsimused, mida meile meeldib esitada. Aga võtame see hüpoteetilise näite, et see on, ma ei tea, mingi 300-400 000 eurone e-pood ja ütleme, et ta müüb seal, ma ei tea, mingi 20-30 000 eurot müügikäivet, mingid laste riideid minugi pärast ja siis ta saab kasumit. Ma ei tea, saab näiteks laste riiete müügist iga kuu mingi, palju see on, võib-olla mingi 15% on nagu müügikate, siis palju sellest kasumist peaks omakorda klienditeenindusse investeerima, et see äri kasvaks pärast, olete seda uurinud? Et see on väga raske küsimus, et mida me oleme hästi palju uurinud, on just see osa, et kuidas aru saada, et klienditoe investeering tasub endast ära. Et sul on teatud kvalifikatsiooniga tööjõud, inimene või sina ise ja sul on tööriistad, et 2 komponenti laias laastus. Et kui sa võtad hüljatud ostukorvide hulka, mõtled, et okei, täna ma sain läbi adside või muu turundustegevuse enda kodulehele 10 potentsiaalset klienti. Potentsiaalne klient on see, kes on midagi lisanud ostukorvi, mitte lihtsalt sirvinud ja lahkunud. Et 10 lisatud ostukorvi siis kliendist on tehingu lõpuni viinud 3. See tähendab seda, et 7
on siis lahkunud. Jah, need on need hüljatud ostukorvid. Täpselt, et noh, kui sa mõtled nagu, kui suur protsent on nüüd taga, kliendi toe taga, mis on see põhjus, miks nad on lahkunud. Et tegelikult need põhjused on väga erinevad, alates sellest, et toode hind või mõni muu seal küsimus või teema jäi segaseks või lihtsalt ei sobinud või ei olnud laos. Selle kohta ma näen, et kõige targem, kui inimene juba jõudis nii kaugele, et toode ja hind sobib, aga ei ole laos, siis kui vähegi võimalik, siis võimaldada see ost lõpuni viia, varuga öelda, et see tuleb lattu jaanuaris 2023. Ja, väga hea vihje. Ja kui sa tahad tühistada, siis sa võid tühistada näiteks. See oleks eriti hea, eks ole. Siukest asja pole kuulnud. Üks asi, mis ma kuulsin ka, mis ostukorvidega on siuke trikk, et paljudel poodidel pole toodete võrdlemise võimalust. Et ma ei tea, tüüpiliselt mingi mobiiltelefoni ostad kuskil Elisast või Telia e-poest, siis saad 2 mobiiltelefoni võrrelda, et palju on aku või palju on ekraani suurus või nii edasi, aga ostad mingisuguseid, ma ei tea, mingisuguseid lasteriideid, siis sa 2 asja omavahel ei saa võrrelda, ilmselt topivad neid ostukorvi selle jaoks, et neid siis natuke võrrelda ja siis ma ei tea, lõpuks ei suudagi otsustada, et siis ikka lõpuks neil on vaja lisainfot, et otsus langetada, et siuke huvitav muster nagu. Kõige hullem on see, et kui sa teed selle ostu ära, siis pärast tagastad ja ikkagist mõtled, kas ma suutsin õigesti valida. Et ma näen seda, et minule on ka see südamelähedane teema lastele osta erinevaid riideid ja muidki asju, et tegelikult ma kliendina ei taha sinna e-poodi tagasi tulla, sest et ma hindan oma aega, kui ma täna olen sinu lehel, siis palun võtta mult see raha, palun võimalda mul see ost ära teha, et tarni mulle hiljem, see on okei, see on aktsepteeritav. Et tegelikult sellist võimalust võiks rohkem olla. Jah, et lihtsalt okei, ütleb küll, jah, et aga me tarnime hiljem ja kui see ei ole okei, siis tühistame, nii nagu sa ütlesid. Jah, just. Aga võib-olla siis mõne mõttega, et mis on siuksed digiteenuste klienditoe trendid praegult, et mis sa kuulajatele harimiseks ja minu harimiseks ka siis välja hüüaksid? Et ma räägin siin koha peal natuke sellisest oma vaatevinklist. See on see, kuidas mina maailma näen. Ma näen seda ennekõike olles ise klient, tehes väga palju oste erinevates keskkondades ja ka broneeringuid, ma võin rääkida erinevatest hotellide, lennukipiletite, spa-keskuste broneerimissüsteemidest, et kus seal ka võiksid asjad paremini olla. Et kui vaadata selle trendi peale, siis mida ma näen kliendina on see, et ma ei tahaks kindlasti jätta pooleli ostuteekonda, mida ma hetkel läbin. Ja siin koha peal võib kohe olla see hirm, et aga me oleme ka inimesed teisel pool ekraani, et me ei saa sulle vastata minuti jooksul või 2 minuti jooksul. Et kui nüüd vaadata seda klienditeeninduse tööjõu ja efektiivsust ja planeerimise poolt, siis ma olen üritanud sellise helikopteri pealt vaadata, et olgu, et klient on nõus ootama 5-10-15 minutit, sest et enamasti me teeme oste oma tööajast muideks ja avatud kontorist ma ei helista ja meili ma ei saada ammu juba, nii et minu jaoks on see ilmselgelt trend ikkagist sellise reaalajas klienditoe poole. Kindlasti on trend ka automatiseerimise poole peale, aga me võime sellest eraldi ka seda botide ja automaatikat see on puudutada. Keeruline maailm. Keegi ütles et boti kasvatamine on väike lapse kasvatamine, et ta alguses ka seal roomab ja siis natuke pooledi kõnnib, siis läheb pool aastat mööda, siis hakkab seal mingi bla bla bla, et see boti kasvatamine võtab päris kaua aega. Maalib seinale, teeb asju katki, et ta alguses esimesed, ma arvan, aasta otsa teeb rohkem kahju kui kasum. Nii et kui käib üldse jutt boti treenimisest ja siin koha peal võiks kohe täpsustada, mis asi on juturobot. Näiteks ma Swedbanki omast näiteks küsisin nüüd 2 nädala jooksul 3 küsimust sellelt juturobotilt, kuna ma ei suutnud seal navigatsioonimenüüs õiget kohta leida ja siis ta andis vastuse ja andis ka lingi ja see oli minu meelest väga finess, et see oli äge. Nii et kiidame Swedi botti täna. Siis, kui ma olin sisse loginud, sisse logimata ma pole proovinud. Vaevalt keegi panga käest midagi võib-olla küsib sisse logimata ka. Ma arvan, et enamus kuulajatest ei pruugi olla just
panganduse sektorist. No mingit laenu on vaja või kodulaenu, renoveerimislaenu näiteks, jah. Just, et tegelikult enamasti enamusele äridest ei ole bot praegu jõukohane investeering. Ärge palun alahinnake seda nagu rahasummat ja seda ressurssi, no ütleme nii, et kui sa tahaksid hästi robotit treenida, sul võiks olla vähemalt... Et siis täpsustame vestlusrobotit. Vestlusrobotit just automatiseeritud kujul, siis ma arvan, et 50,000–100,000 eurot on absoluutne miinimum, sest et sa pead lihtsalt nii palju ressurssi sinna alla panema. Täpselt, nagu lapse kasvatamine. On sama suur summa vist. Ei tea, see on veel suurem närvikulu. Aga mida ma olen tähele pannud, et kui ühelt poolt vaadata kõik nagu NLP tehnoloogiat, millest Google ja Microsoft räägivad ja siis tulla nagu sealt maa peale tagasi ja vaadata juturoboti platvorme, kus hästi tihti kodulehel on ilusad lubadused, et see võtab minuteid, et lisa oma lehele, kõik toimib. Nii et tegelikult see on selline primitiivne korduma kippuvate küsimuste andmebaas, mida klient ise loob, mida ta arvab, et inimesed tahaksid teada ja kõige parem on seda teha mitte isegi selliste tööriistadega, kus ta hakkab imiteerima vestlust, sest see on failure juba ette teada. Juba teada. Et sellist nagu imet ei ole veel välja töötanud mitte ükski nagu lahenduse pakkuja, et mis oleks just nagu keskmise suurusega ettevõtetele kättesaadav rahalises mõttes, vaid head jutuaknad sisaldavad seda andmebaasi sellisel viisil, et sa saad kas märksõna otsinguga vaadata, kas see teema on kaetud, kui on, siis ta annab sulle kohe selle lingi või selle teema kohta lisainfot. See on nagu kõige mõistlikum. Või siis see andmebaas on kohe nähtav inimesele, et ta ei pea pöörduma inimese poole, kui see teema on kaetud. Nagu valikutega põhimõtteliselt. Just, et niipea kui läheb vestluse imiteerimiseks, see on fail kohe. See on väga minu meelest oli Sveidi asi oli ka päris palju valikutega. Aga kui palju kliendi tugi mõjutab siukse turundustegevuste tasuvust ja konversioone, et mis sul see natuke siin võib-olla turundusinimesed kuulavad, et mis tarkust sa saad jagada? See on kindlasti väga erinev, aga kui ma vaatan praegu, kuidas kliendi tugi on seotud siis müügitulemustega ja nende mõju ärikasvule, ehk siis vaadata, kui palju sa suudad trafficust, mida sa suunad turundustegevustega oma kodulehele, konverteerida tehingutesse ja kuidas sa seda müügikasvu mõõdad siis ja turundustegevuste tasuvust, siis umbes 20–40% sellest on võimalik mõjutada läbi kliendi toe. Ehk siis, kas sa teed seda kiiremini või aeglasemalt, millistes kanalites. Nii et ma olen näinud ka väiksemaid ja ka suuremaid ettevõtteid, kus müüki tehaksegi vestlusaknas. Et see ongi põhiline müügikanal. WhatsAppis näiteks paljudes riikides täpselt samamoodi. Ja Kesk-Euroopas eriti. Ja see on samasugune nii-öelda viirus nagu Messenger meil, et suuname kõik sinna oma lehelt, suuname kogu trafficu Messengeri, seal suuname oma lehelt kõiki WhatsAppi, et mõlema puhul argumendid täpselt samad, et kas sa mõõdad, kui kaua inimesed su lehel püsivad ja kui paljud tulevad tagasi peale seda, kui sa neile vastad. Ja siin koha peal, tegelikult mõtle selle peale, et ettevõtte poole pealt sina vastad igale küsimusele. Et olgu see email või siis telefoni teel tulnud küsimus, kui liin on kinni, su ühega korraga saad rääkida, siis võib-olla helistab tagasi, võib-olla mitte, tagasi ei helistata enamasti, aga mõned helistavad, et siis sa vastad näiteks 100 emailile nädalas. Ja kui sa võrdled, et sa vastaksid täpselt samadele küsimustele, 100 küsimust või 100 klienti, kes on kirjutanud kodulehel, kus sa näed, kas ta hetkel on tootelehel, milliseid tooteid ta on vaadanud, kus linnas ta asub, sul on see info olemas, siis kodulehel sul on see ajakulu täpselt sama, nagu sa vastaksid e-mailidele. Aga teadmatust on nii palju, ebaefektiivsust on nii palju, et ma pigem näen seda, et e-mailidele, millele sa vastad sama ajakuluga, võib-olla samamoodi 5 või 10 minutiga, kui sa oled tubli ja kiiresti vastad. Et siis umbes 50-50 on see, kas inimene tuleb tagasi, millal ja kuidas,
ainult loodad, ehk siis fingers crossed lootmine. Eeldus, et valvedispetšer on paigas ja vastab. Just, et lihtsalt minu enda kiiksed siuke nagu lihtsalt loota, et ehk tuleb klient, et see ei ole nagu tänapäeval väga kõige targem võib-olla strateegia. Et kui sa ikkagist ehitad ettevõtted, siis mõõdikud ja numbrid, ja alati on see numbrite mäng. Et kui palju muutuvad sinu põhinäitajad kuust kuusse, kas nad kasvavad või kahanevad. Kas külastajad... Mul oli ühe e-poega ka siuke case, et nad teadsid vist chatis küsitud asjade nagu ajalugu ja need olid kliendi andmetega seotud. See, mis andmetega peale hakata, et ikka on see sama tooteleht omab kehvat infot, ma ei tea, materjalide info on näiteks puudu, mingil jopel, mida kogu chatis küsitakse. Aga miks te nagu paremaks ei tee? Et see ongi nagu see, et kindlasti need andmed, mis tekivad, neid tuleb hakata kohe ka põhiteenuse parenduseks kasutama. Just, ja selle teema juurde korraks, et kui isegi oletame, et klienditoe tiim ei ole super motiveeritud, et nad tooksid sellised teemad, mis kipuvad korduma IT-osakonnale, ütleks, kuule, teeme veebilehe siin ja seal paremaks, et siis ma ei pea vastama nendele samadele küsimustele, on ju. Et siis me oleme lisanud tagid igale nagu kliendile teemale juurde, et sa võid lisada näiteks, et see on eraklient või äriklient, see on siit riigist või selle spetsiifika või sellel on hoopis bugi ja sa lisad samamoodi, et kodulehe parandamine või mis iganes, selline märksõna, kus sa näed ka omanikuna, sa saad minna vaadata, mis on kõik need teemad ja vestlused ise läbi lugeda, kus me saame kodulehe või veebisüsteemi paremaks muuta. Jah, sisu paremaks muuta või kliendi kogemust või ei leia asju, tegelikult on navigatsioonimenüü nagu korrastamine tegelikult. Ja või siis otsing mõne märksõnaga ei tulnud välja, ehk siis tegelikult kord kuus koosolek oma arenduspartneriga ja võttagi ainult need teemad, mis on tulnud kodulehe kaudu, sest et mina ei tea ühtki paremat viisi, kuidas küsida feedbacki, ehk siis sisendid inimestelt, kes kõik külastavad sinu veebilehte, kui selleks on anonüümne chat ja ma rõhutan anonüümne, sest et mina ei täida ühtki vormi, kus kogutakse minu kontakte ja tõenäoliselt nad ei vasta ka, sest et see on kontaktide kogumiseks sinna lisatud, eks ole. Et kõigepealt klient peaks saama esitada oma küsimuse ja siin koha peal purustaks ka selle müüdi, kui ei ole veel vestlusakent kodulehel, siis kindlasti ei ole see nii-öelda päriselus nii, et kõik hakkavad chatima, kõik hakkavad kirjutama mulle. Ei, 99% kirjutavad teile päris kliendid oma päris küsimusi. Et jaa, nad võib-olla ei ole midagi ostukorvi lisanud, aga nad toote kohta ei saanud aru või millega iganes. Aga kui jääb see vestluse chati ajalugu ja nad e-maili ei anna, kas nad peavad selle alla laadima endale kuidagi? Meil on, Asklile natuke reklaami, me oleme üritanud läbi mõelda just palju siukseid pisinüansse. Keset vestlust, kui klienditoe tiim tunneb, et päris kliendiga on tegu, siis tal on seal 2 nuppu, kus sa saad requestida, ehk siis küsida vestluse käigus emaili ja telefoninumbri ja sul on need igaveseks seotud kliendi. Mitte kohe alguses? Ei, mitte kohe alguses. Saab panna kohe alguses ja on erandeid. Sa ei soovitanud? Ma ei soovita, jah. Et see tuleb mingis järgmises faasis, kui ta on midagi küsinud juba. Täpselt, aga kuna seda kasutatakse ka hästi palju ärimüügis või siis sellises valdkonnas, kus veebilehel on mingid teenused, näiteks kolimisteenused. Kõik suured Eesti kolimisfirmad või siis ka osaliselt siis mingid väga nagu tehnilised või valdkonnad, kus sul on need 10 klienti, võib-olla 6, kes sinna pöörduvad ja sa tahad kohe teada, kes see minu klient kirjutab. Aga kui sa kogud nagu just sellist feedbacki, üritad tunnetada, kas su koduleht toimib hästi, kas ta on mugav klientidele, siis ega see nendele külastajatele tavaliselt ei saa võimalust pop-upi kujul küsida, et kirjuta nüüd oma feedback või saata seda e-mailile. Ja kes ei vitsib. Täpselt. Aga sa enne rääkisid nendest hüljatud ostukorvidest e-poodides, et kuidas nende kogust vähendada, et mis nagu paar siukest suure mõjuga tippi kuulajatele võib-olla jagada? Jaa, me oleme siin oma klientidele
ühe sellise nippi just hiljuti soovitanud, et noh, need, kes hakkavad kasutusele võtma või on alles nagu algusjärgus, et noh, lisasime võib-olla 6 aega tagasi vestlusakna oma kodulehele, siis noh, meie lahenduse puhul on lihtne, sest sa lisad sinna kõik klienditoe kanalid, ehk siis sa ei anna mitte ühtki põhjust inimesel lahkuda oma veebilehelt. Nii et kui me ei ole praegu online'is, seal on kellaajad märgitud, noh, me hetkel ei teeninda või siis oleme keset päeva pausil ja kinni on klienditoe tiim, siis emaili vorm, kõned, korduma kippuvad teemad, kõik on seal nii-öelda kõik on ühes kohas, et nagu palun ära lahku nii-öelda meie lehelt. Aga kui inimene lahkus, siis meie toome ta tagasi. Ehk siis niipea, kui vastus ootab klienti, siis me ei vii seda suhtlust ja jätta teda sinna emaili peale, vaid toome ta kodulehele, et kuule, meil on sulle vastus sinu küsimusele, siin on link, kohtume meie e-poes. Ja tagasi lingiga veebi. Siuke hea nagu vihje, eks ole, et sa ei jää meilidel või mis iganes arutama, vaid sa juhid ta linki pidi tagasi veebi. Just, et sa said selle küsimuse meili peale. Ja mida veel me oleme soovitanud, on kindlasti kasutada ära oma sotsiaalmeedia ja muud kanalid. Ehk siis tegelikult, kui tuleb palju kõnesid või kui tuleb palju e-kirju, noh, varasemalt me ainult seal kanalites suhtlesime, osadel on see veel nagu väga suur osakaal. Ma arvan, et need ei kao niipea kuhugi. Kliendid on väga erinevad, eelistused on erinevad, nii et sellepärast me pigem nagu pakume kõigile midagi, aga neile saab väga lihtsasti lisada automaatvastused. Kui sa helistad ja telefoniliin on kinni, siis sa ei pea seda kuulama. Hea klient, jätta oma küsimus reaalajas, vastame sulle meie kodulehel sportland.ee kohtumiseni. Just, mul oligi Swedis helistasin infotelefonile, kus on see link ja leia üles, kuidas kontot avada või midagi taolist. Iseteensus oli lisakontot. Kõige lihtsam. Ja siis täpselt. Ja siis kirjutasin chati ja chatis siis bot vastas ja siis tuli link ka. No ma arvan, et ta oli ikkagi mitmikvalik, et see oli siuke hea kogemus jällegi. Aga mis on siis klienditöö eeliseks? Vestlusaknas versus e-maili versus telefonidel versus sotsiaalmeedias, et võib-olla nagu kokkuvõtlikult nagu kõikide vastu korraks väike siuke boksimatš. Alustame esimesena chat versus telefon, et mis siis telefoni... Et meil siin kõlas juba päris mitu teemat, on ju, et kogu tiim on teadmatuses, mida sa lubasid. Kliendil ei ole kirjalikult ka kuskil fikseeritud, mida lubati. Kui sa peale telefoni kõne ei tee seda nagu... Päriselus sa kirjutad pastakaga postiti peale midagi, et muuda see arve või see tellimus. Selles suhtes ta nagu, väga hea, kui iga telefoni kõne koht on sul CRM-is ticket ja teised näevad. Ma täna tegin, mul oli täna üks kõne ja siis ma seal näidati mingeid asju ja siis ma panin oma mobiiltelefoni salvestama, et saada pärast audiofaili laadin sinna Tallinna Tehnikaülikooli või TalTechi Eesti kõnesüntesaatori konverterisse. Ta mingi 3 tundi võtab aega ja siis ta teeb kogu stenogrammi sellele, mis räägiti. Et see on selline meeleheitlik üritus. Kui pikk see oli? No see oli ikka pool tundi, pool tundi. Nii et enamasti telefoniliin on siuke hästi nagu lihtne, primitiivne, et kui mul on kiiresti vaja, siis ma helistan ja täpsustan. Et tänapäeval nooremad inimesed ei taha enam helistada. Kas mina olen 30+, ma ka ei taha helistada. Sest et lihtsalt... Ta ei teagi, kuidas helistada. Ma ei teagi, kuidas sõpradega chatib, emaga chatib, kõigiga chatib. Minu vanaema 80. Selles mõttes tema chatib ka, ja talle on see ka nagu kuidagi nagu mugavam. Väga äge. Et telefoni puhul on ka keelebarjäär, millest me väga palju unustame ja millest ma näen, et mõtlevad, aga vähesed, et sul on Eestis umbes 40% inimestest, kelle jaoks eesti keel ei ole isegi kodune. Mitte nagu kodune, vaid nad isegi ei oska seda keelt. See number kasvab. Nii et tegelikult telefoniliinil see, kes on töötaja, peab oskama vähemalt 3 keelt. Ja see tähendab ka seda, et kõik muud kliendid on out, et kuidagi saame ja inglise keel tihtipeale ole ka selliselt tasemel, et ta kliendi toes oskaks väga head konsultatsiooni pakkuda. Nii et
tegelikult meil telefoni teel eesti keeles saad head klienditeenindust või kogemust, et noh, et nii et jah, telefonil on veel võimalusi, aga lähme siis boksiringi, astub järgmisena meil vestlusaaken versus email. Et alustame äkki siis positiivsusest, et kiidame, emaili teel jääb kirjalik ajalugu. Et see on küll tavaliselt kas üks üldine klienditugi või info email, kus on ligipääs kõikidele töötajatele, aga see on paras segadus, kes praegu millise kliendiga tegeleb. Ehk siis, kui sa üksi haldad ja sul on 5 või 10 emaili päevas, noh, haldad ära, aga jällegi, noh, tuleme selle juurde tagasi, et 50–90% tõenäosus, et sa vastasid inimesele, kes enam ei ole su veebilehel. Ehk siis, noh, oma nagu aeg, noh, oma efektiivsus, aga kui sul on tiim, siis minu arust see email on ikka väga, noh, mina ei kujuta oma tiimis ettegi. Kui meile saabub email, siis me ütleme nii, chati. Kogu tiim näeb, kes praegu tegeleb, me suuname poole peal vestluse sama kliendiga, et okei, tal on praegu tehniline küsimus, nüüd on äriline küsimus, et noh, nüüd on maksega seotud küsimus. Ja me kõik saame sama vestluse sees nagu anda kõik oma panuse, ja see on nii palju lihtsam ja mugavam. Ja üks asi veel, mis ma ka võib-olla nopin selle, no mida võidaks meile küsida, on paljud asjad, mis on nagu, et teatakse, et on olemas e-pood, olemas ka miski, mille nimi on nagu iseteenindus. Näiteks minu konto, minu tellimused, noh, võib-olla üldse me ei räägi e-poest, või räägime mingist muust televisiooniteenusest, mida iganes. Et siis jällegi e-mailist saab päris palju vihjeid, mida võiks iseteeninduses nagu, noh, paremaks ehitada. Just. Ja noh, tegelikult e-mailide puhul nagu, ma arvan, kõige valusam on ikka see, et sa katkestad ise vabatahtlikult ettevõtjana sessiooni oma veebilehel. Et noh, kui sul see noh, minu soovitus enamasti leida võimalused ära koristada email üldse kodulehelt. No, vot, huvitav tuli trenn number 3. et sest miks sa suunad inimest ostukorvi juurest nii kaugele, et sa pead pärast adse suunama läbi erinevate kanalite ja retargetingiga teda üritada nagu tagasi võita. Et noh, tegelikult, aga ma olen näinud erinevate ettevõtjatega suheldes, et noh, päris kõigile see ei sobi, aga ma arvan, et 60–70% võiks küll nagu üldse emaili kodulehelt. No nii, email läks ära boksiringist. Boksiringi tuleb siis meil vestlusaaken versus sotsiaalmeedia, eks me räägime siis ikkagi eelkõige Messenger ja WhatsApp chatid. Ja Instagrami ka kirjutatakse väga palju. Et selle juures, mis on hea, on see, et tõenäoliselt on võimalik inimest ehk siis klienti kaasata oma sotsiaalmeedia tegevustesse, on ju. Et noh, saab kutsuda jälgima ja võib-olla püsid tal paremini meeles. Aga muus osas on ta väga sarnane emailiga. Ehk siis sa ikkagist suunad nii-öelda inimest oma ostuteekonna või noh, maksa nupust nii kaugele, et pigem nagu jah, sõbralik nii-öelda tore, et sa meid leidsid sotsiaalmeedias, sõbralik automaatvastus, et reaalajas kiiresti saad vastuse meie kodulehel. Ja seal on chat. Tule tagasi. Tule tagasi koju. Jälle koduleheküljele. Et võib-olla kõlab natuke nagu liiga kommertslikult, aga noh, ma usun sellesse, et inimest tuleb teenindada seal, kus ta midagi sult tahab. Kui ta tahab su toodet või teenust tarbida või lähemalt uurida selle kohta, siis kõik muud kanalid ikkagist on liiga kaugel sellest, et noh, inimese enda tähelepanu hajub. Ehk siis, kui sa ei hoia kliendi fookust oma tootelehel, isegi sel hetkel, kui tema mobiilis, ja noh, meil on 60 või 70% ja mõnes kategoorias lausa 90% inimestest shoppamas mobiilis, siis sa scrollid sinna alla, siis võib-olla ta viib sind üldse kontakti lehele, sul on juba fookus kadunud selle nagu teenuse. Mida ma küsima pidingi? Sa hakkan copy-paste edasi-tagasi, et noh, ausalt kliendina ma panen kinni enamuse sellistest e-poodidest. Jah, lähed teise e-poodi. Aga siis... Kus on Askly chat, on ju. Jah, täpselt. Aga mis on siuke hea kliendi kogemus, sa natuke mainisid seda, ehk siis CX, Customer Experience on see lühiväljend. Ja noh, jällegi tavatarbija kontekstis on see enesetunne, millega seda enesetunnet mõõdetakse, kas ma teen sinu ärist korduvoste,
kas ma soovitan su äri oma sõpradele, kas ma tahan sinust rääkida head või halba. Ehk siis see emotsioon, mis inimestes jääb peale seda, kui nad sinu kodulehel on käinud. Nii et noh, see on nii lihtne, nagu ta on. Teoorias on ilus. Et milline see emotsioon on siis. Emotsiooni juht. See on, ütleme, teenuse disainis laiemas plaanis räägitakse, inglise keeles on moodne sõna signature moments, ehk siis nagu elamushetked, et sa nagu teenuse disainis on sul võimalus korraldada, millal sul elamushetk nagu toimub. Näiteks alguses ületatakse ootusi, inimene peab natuke tööd tegema, pusima ja lõpus jälle ületatakse ootusi. See on kõik nagu planeeritud, et inimene vahepeal peab natuke pusima ja mõtlema. Mingis see on kohas. Väga teadlik lähenemine ja et kuidas meil enamasti, kui võtta siukse keskmise veebiäri, veebilehe, siis kogemus algab sellest, et ma leidsin otsingu või reklaami kaudu sinu äri ülesse. Ma olen sinu veebilehel, kõigepealt ma olen rünnaku all, sest on küpsised, chati meiega, liitu uudiskirjaga, kupong. Täpselt, et see on nagu esimene samm, järgmine, kas otsing töötab, kas ma leian sealt paketi, teenuse või toote, millest ma olen tegelikult huvitatud, kui ma ei tulnud otse tootelehele. Väga paljud otsingud töötavad kehvasti, et otsisin hiljuti laste voodilina kummiga, mis sõnadega seda saaks otsida, ma arvan, 7 e-poodi oli lahti, laste voodilina kummiga lastele, mismoodi veel kombinatsioonid proovid ära, mõned tooted tulevad, aga neil tegelikult on palju rohkem tooteid. Mul üks oli väga suur Eesti toidu e-pood, kirjutasin, tahtsin salatit teha, kanafilee e-poest, ei tule. Siis pärast vaata ringiga, mingi broileri filee ja broileri see ja broileri filee ribad ja broileri. Ma tahan kanafilee, ma tahan kanasalatit teha, ma ei taha broileri. Just lihtne Eesti tarbija tahab tegelikult, võt see on jällegi see, et inimesed on erinevad. Samamoodi nagu veebilehed, me ei ole jõudnud vaata klienditoenigi veel, et pop-upid, otsingud, kuidas sa mida leidsid, siis alles sul võib-olla hakkavad küsimused tekkima selle toote kohta. Nii et ega see hea veebilehe arendamine ei ole nii lihtne. Just need pop-upidega ka, et väga paljud unustavad ära, et e-pood on mõnes mõttes nagu füüsiline pood, et kujuta ette, et sa lähed Saarasse, siis sul seisab seal ukse juures 4 inimest ja papist on need reklaamid kõigepealt, soovid liituda uudiskirjaga, annab pastaka, lähed mööda. Siis järgmine ütleb sulle, et siin on sooduskupong, järgmine viskab sulle. Et kuidas poodi lähed niimoodi siin nagu piinatakse, et nagu füüsilises poes ei ole okei, et miks sa arvad, et e-poes on see okei, et täpselt. Just, ja vastupidi, see kehtib ka, kui sa lähed päris poodi ja sul seal ei ole klienditeenindajad ja sa ei tulnud ostma saia ja piima, sa enamasti tahad küsida. Ja e-poes see ainuke koht, kus see klienditoe võimalus ongi see sama vestlusaken ja kui seal on päris inimene, oleks eriti tore. Et kui füüsilises poes sulle öeldakse või näidatakse seina peale, see on meie telefon ja see on meie e-mail, aga sa oled seal poes hetkel, kas on seal, tooted on siin, et tegelikult ma kliendina ju saaksin selle ära osta juba 5 minutiga. Aga kui e-pood ütleb, et nagu päriselt ei suuda endale päris inimest 9-5 palgata oma poodi valvama, et kas on mingid teenusepakkujad, kes pakuvad neid klienditeenindajaid justkui rendiks, kes siis teenindavad mitut firmat, aga nad on ikkagi seal nagu chati valves. Jaa, tead, sellised on, et neid on erinevaid, neid on nii rahvusvahelisi kui ka siin Eestis, aga ärme unusta jällegi eestikeelset. Nagu 200 000 eurosele e-poele. Head soovitust raske anda, need on pigem juba sellised müügiorganisatsioonid, kus tehakse müüki nii-öelda outsourcinguga. Et sihukest kliendituga outsourcinguga väga palju ei ole näinud. Aga küsida võib. Näed, meil on siin chati teenus. Mullegi üks uus mõte on ju. Täpselt. Et äriidee, kuidas saaks jah, kus need tädimaalid sinna chati akna taha saada, eks ole? Kui ma vaatan oma statistikat, kuidas meie näeme seda siis ja mida küsitakse, siis enamasti 90% äridest on need, kus on nagunii kodulehel juba kontaktandmed olemas, ehk siis keegi vastab. Ja tavaliselt on see täpselt sama inimene, ehk siis sa ei pea palkama kedagi juurde, sul on lihtsalt üks efektiivsem kanal, kus on esiteks
mitu erinevat kanalit nagu üheskoos ja teiseks sama klient ei kirjuta meili ja ei helista, kui ta saab kodulehe chati kirjutada. Okei. Aga miks sa arvad, miks organisatsioonid oma tehnoloogia juhtimisega hätta jäävad, et õiget tehnoloogiat valida? Sa ütlesid ka, et osad on freemiumid, osad on kallid, freemiumitel ei ole võimalusi ja nii edasi, eks või? Jaa, ma arvan, et selleks, et orienteeruda üldse kõikides tehnoloogiates ja pluginates, mis tänapäeval ühel ettevõtjal on valikus, selleks peab päris palju süvenema ja ise olema avatud ja hea ja kiire õppija, eks ole. Seda küll. Et see on, ma arvan, esimene selline takistus, kui me ei räägi veel rahast ja eelarvest, mis sul on olemas ja see on üldjuhul alati piiratud. Siis sa otsid seda hinna ja kvaliteedi suhet, kust on kõige parem. Mida ma näen, on see, et kõik, kus sul öeldakse, et on tasuta plugin, tasuta asju ei ole olemas. Et mingi aga seal on. Ilmselt ei saa seadistada näiteks aega, millal sa oled chatist eemal. Väga lihtne asi. Ma uurisin, kas et siin nägin ise ka. Päris pisike asi, aga oluline, sest et kui praegu näiteks meie sinuga räägime, siis mina panin meie kodulehel chati pausile, näiteks. Et siis inimesed, kes kõik praegu on meie kodulehel, siis näevad, mis kell täpselt ma tagasi olen. Ja kui ma olen varem tagasi, siis ma võtan varem selle nii-öelda pausi maha. Aga mis on oluline näiteks on see, et ka need inimesed enamus chatidest, mis on tasuta, kaotavad kogu su vestluse ajalugu siis, kui tööpäev on läbi. Ehk siis off hours on emaili vorm ja online ajal on siis sinu vestluse ajalugu. Kell on 5 enne 6, ma küsisin mõne seal elektroonika kohta küsimuse ja tulen tagasi pool tundi hiljem, et ostu ära teha, vastust poole emaili vorm on ees. See on klassikaline näide, üks jällegi näidetest tasuta chat. Et ta nagu ei säilita seda, mida sa küsimas olid. Kas või emailiga jätkata, miks mitte? Jah, just. Et see on nagu ka Eestis väga armastatakse ikkagist kasutada tasuta chatte ja klassika. Jah, õnneks on olemas välja, tasuta lõunad ei ole olemas, et võtke siis puudasoolaga, et alati on siuksed, need piirangud, millest siis Sandra juba varakult nagu rääkis siin saates, et need on tihti ka, mis on tasuta asjadel puudu, et olge valmis siis mingi hetk maksma. Ja sa rääkisid ka, et kui juba mitmesaja 000 eurose aastakäibega e-poel on juba mingi tiim olemas, siis küllap keegi tiimis on siis chati valves. See on loogiline. Ja see on tegelikult lihtne, kuna kogu tiim, nii siis tehnilise poole pealt, müügi poole pealt, kõik on seal tiimi liikmetena sees, sisse kutsutud, siis tegelikult neid nagu vestlusi omavahel suunata, võib-olla müük võttis selle vastu, aga kohe suunas õigele inimesele edasi, mis tähendab seda, et või siis kui mina olen kinni, aga tegu on meie kliendiga või potentsiaalse kliendiga, kes seal kodulehel on, et siis see ei ole ainult ühe inimese õlgadel, et chati teavitused tulevad kõik kas desktopile või siis mobiiliäppi. Tänapäeval väga suur hulk inimesi kasutavadki mobiiliäppi, kus sul on kõik vestlused ühes kohas. Sa näed, et praegu minu kodulehel on, minul on 3 klienti, kellega ma suhtlen või vestlused on pooleli. Tiimiliikmetel on seal 10 ja siis sa saad ka näha, et kui kaugele nad on jõudnud. Et siuke täielik läbipaistvus tiimiliikmete vahel klienditoes on nii oluline. Ja see on meeskond, kes haldab, täpselt nii ongi. Ja seda tunnetab tavaliselt klient ka, et see ei ole nagu ühe inimese käes info, et läksid puhkusele, nüüd oota, millal su kliendihaldur tagasi naaseb, et kõik näevad, kuhu te viimati jäite, mis on kogu see vestluse ajalugu ja mis mitte vähem oluline, jällegi tasuta chatides enamasti klient ei näe. Sest et sellest peab juba maksma või see on nagu piiratud, aga kui klient tuli tagasi, kas või 6 kuud hiljem, kui tihti sa samast laste poest ostad 2-3 korda aastas on ju, aga sul on kõik seal olemas. Laps kasvab. et siin kliendi kogemuse asi, et ikka aima soove ette, et kui laps ostis sul need kombekat, sa saadad talle juba pakkumise, et su laps on juba nii suur, et võiks selle kombeka võtta. Niimoodi käib. Elamushetket, nagu öeldakse. Siis kuidas sinu arvates kliendi kogemus saab testida lõppkasutajate peal? Mis on sinu kogemus? Kui jällegi jätta välja sellised professionaalsed
tööriistad, kus juba olemasolevatele klientidele saadetakse küsitlused, mis on tavapärane praktika, et siis kliendi kogemust ju tahaks testida hoopis nende peal, kes veel ei ole su kliendid. Et see on see, mis on kõige põnevam ja ma arvan, et siin koha peal napib julgust, sest et mul ka. Et tihtipeale sa ei taha teada või sa alahindad seda, et kuidas erinevad inimesed näevad sinu lapsukest, on ju, et mõtle, kui kõik sinu lapse kohta hakkavad midagi arvama, hirmus. Paha tunne, paha kuulda, aga ütleme jah, et kui sul on modereeritud user testing, et siis see on nagu reaalsus, et sa ole valmis selleks, et inimesed ütlevad, et neile ei meeldi üldse ja ei sobi ja selles mõttes, et ongi, meil on, ma ise olen kasutanud niisugust platvormi nagu sharewell.eu, tubli Eesti startup, nemad siis nagu samamoodi saata küsimustikku välja või siis intervjueeritud variant, mina kasutan intervjueeritud variante, siis on see naked truth kõige paremini nagu näha, see toimub reaalajas ja inimene vaatab ja ütlengi, et sa pead ostma nüüd endale mingi mööbli, mine ja siis ta hakkab seal mingit laudu ja mõtte valima ja siis on mingi, siis ongi error. ja tootejuht vaatab, et oi. Aga ta ütleb, ta pole mitte kunagi oma e-poodi testinud. Mitte kunagi. Nii palju case on. Enamus ei ole testitud ja Sharewell on kindlasti hea viis, kuidas neid ära testida. Me olime nendega samal aastal finaalis Ajujahi saates. Nii et tervitused Sharewellile. Ja Stenile tervitusi. Me just avastasime eile, et kõik top 5, kes me olime siis ühel aastal Ajujahi saates, kõik on nii ägedad startupid või nagu keegi... Hea energia oli ruumis. Et kõik on kaasanud kapitali ja tooteid paremaks arendanud ja palju kliente juurde saanud. Aga võib-olla see sinu küsimusele ainuke nagu julgustus ikkagist testida, et päriselt võtta need kõik kommentaarid vastu. Sest et see, mida klient tunneb seal sinu veebilehel, võib ignoreerida, aga palju edukamad äri saab ehitada, kui sa saad aru, et ja sa suudad ka ju seadistada Sharewelli või siis oma kodulehel chati kaudu tuvastada, et kelle arvamus sulle peaks kõige rohkem korda minema, mis vanuses, mis inimesed need on. Selle demograafia endale tellid ja see ei ole üldse väga kallis lõbu ka, nii et väga, öelda, ma soovitan alati vähemalt 3 inimesega testida ja siis kindlasti, et see kasutuslugu, mida testitakse, et ärge mõelge üle, et see on nagu, ma ei tea, oledki mingisugune televiisorit või kodutehnika müügi e-poes, sul on vajadus osta televiisor, proovi midagi leida ja kuni pangalinkideni nagu välja minna. Kõik. Ja rohkem ühtegi vihjet ei anna ja siis sa hoiad jõuga huuled koos, jälgid. Ja siis tulebki nagu... Ja pärast lõpus küsid, et kõige lõpus, et mis meeldis, mis oleks võinud paremini olla ja nii edasi. Ja halb tagasiside on ju alati tegelikult väga hea, kui see on sinuni jõudnud. Ja, see saab võimaluseks keerata. Ja. Täpselt, meie optimistid näeme maailma nii. Aga mida... Churchill. Just. Et mis on pigem nagu see viga, mida tehakse väga tihti, ongi see, et kas nagu teadmatuses elada või siis sa võib-olla aimad, et mingi viga on ju, et aga inimesed tegelikult ei anna tagasisidet. Sa ei saa nagu, kui sa teaksid, et 10 inimest päevas ütlevad et kodulehel, et nagu mina praegu ausalt nagu võtan julguse kokku ja ütlen, et nagu see chat on jube. See on jube, mis teil on kodulehel. Et ta ajab närvi. Aga aasta tagasi ma veel kellegile nii ei öelnud, ma lihtsalt lõin käega, on ju. Et miks sa niimoodi nagu kliendiga ja käitud. Ja oli ka üks e-pood, kus seal oli mingi tasuta tarne vist alates 30 eurost midagi taolist ja siis tootejuht nagu ja siis testime näitas, et enamus kliente tahavadki neid 30 euroseid, alla 30 euroseid asju osta, aga tootelehel ei olnud nagu juures mingit eelinfot, palju see ligikaudu see kohale toimetamine maksma läheb. Kogu hinda näha. Ja siis ta nagu, tõesti või, et selle peale peab mõelnud, et nagu
imestatakse, niisugused väiksed asjad on, need tulevad testimisega kohe välja. Seda ei anna data. Ei annagi ja ongi väga palju selliseid asju, mida sa ei saa kätte nagu ühegi tööriistaga. Mida võiks proovida, ei ole, kui ma räägin klienditoe lahendused 50–100 eurot, siis on 200–500 ja kuni 1000 eurot on väga palju väga häid tööriistu. Et näiteks kallimat sorti on Full Story. On see, mida me oleme ka nagu kasutanud, et ühelt poolt on sul klienditugi, mis võimaldab anonüümselt küsida, ja siis teiselt poolt on sul Full Story, mis salvestab nagu selle kliendi edasist täpselt nagu käekäiku või mida ta seal nagu teeb su lehel. Et kui sa nagu võtad korraliku analüüsi tööriista ette ja kombineerid neid, mida ta küsib, ehk siis mida ta mõtleb, sul on võimalik teda suunata ka müügile lähemale ja pluss nagu analüüsida liikumist, mis on üks uus katsetus, mida me oleme nüüd hiljuti beta kujul turule toonud, on see, et analüüsime inimese käitumist, kui ta on ostukorvi midagi lisanud, kuna see ostukorvide teema on mulle südamelähedane, siis need 7 inimest, kellest me rääkisime, kes Eesti e-poodides keskmiselt 70% ongi hüljatud ostukorve, kus on 50, see on väga hea. Aga isegi 50 sa kaotad pooled kliendid ära, siis me suudame tuvastada, kui ta hakkab navigeerima sealt ostuteekonnalt välja ja sekund enne seda, kui ta välja navigeerib, kui ta on juba seal selles nagu piiritsoonis või sealt nagu wait, don't go ja et see on koht, kus on smart pop-up talle välja pakkuda, et tee ostukorv täna lõpuni ja sa saad soodustuse või sa saad midagi nagu ekstra, mitte siis, kui ma esimesel sekundil laekun sinna lehele, ma ei ole veel ühtki toodet vaadanud, on ju, enamus pop-upidest siin, jällegi ma kahtlustan, et see on tihtipeale tasuta lahendused, mis on väga kehvasti seadistatud. Nii et pop-upid saavad olla väga kasulikud, kui nad on õiges kohas ja personaalsed, sest et see, mida tegi teine inimene sinu lehel, on hoopis teine käitumismuster. Miks ta saab samal ajal sama sisuga pop-upi? See nii ei tohiks olla. Täpselt, nii ongi. Ja lõpuks, mida sinu jaoks tähendab disaini abil kiirelt innovatsiooni loomine? Mis seda ajujahist mäletad, mis te tegite? Ajujahis me lubasime, et teeme vinge toote ja kõigile meeldib, et investeeringud saada ja finaalini jõuda. Veenvalt, nagu Elon Musk. Just. Et ma arvan, et seal kohtunikud on nii kogenud, et teavad, et see on 3 korda keerulisem, kui meile tundub või teile tundub noored. Jutt on idus, aga tahaks tiimi ja tegusid näha. Ja, just, et ma arvan, et soovitus selle koha pealt on ikkagist läheneda teadlikumalt, et mitte panna oma koduleht täis tasuta pluginaid, et mingi pop-up võiks olla, mingi chat võiks olla, midagi analüütikast võiks veel olla, et see ei vii kaugele, et ikkagist nagu enda jaoks seada see latt kõrgemale, et kuidas see klient ennast tunneb, mis kliendi kogemuse ta saab meie lehel ja tegelikult ultimate eesmärk või see nagu kõige suurem eesmärk on see, et inimene saaks hakkama broneeringu või ostuga sinu lehel ilma klienditoe abita. Aga sinna sa jõuad siis, kui sul on see klienditugi vahepeal väga head tööd teinud. Nii et sa kogud need teemad kokku, paned tagid juurde, struktureerid, analüüsid. Ehitad oma KKK-chati. Just, ehitad KKK-chati, ehk siis nagu teed siukse oma väga lihtsa roboti. Nii-öelda lähened automatiseerimisele esialgu väga primitiivsel tasemel. Valikvastustega, täpselt, et ma arvan, et võib-olla 3 aasta pärast me räägime siin juba automatiseeritud vestlustest, täna me veel ei räägi, me ei ole uurides erinevaid siis juturoboti NLP algoritme. Elisa Annika ei saa minu küsimustega hakkama. Ma 10 korda küsinud ja vist 1 korra sai, nagu tuli midagi kasulikku, ülejäänud aega oli siuke, ma kirjutasingi, et ühenda mind parem inimesega ja siis ma sain nagu... Ja tegelikult see kombinatsioon, kus sul on see andmebaas avalik, ehk siis inimese jaoks nagu läbipaistval kujul, et näe, siin on meile teemad, mis me juba katame, mis me teame siin. Ja kui seal ei ole seda, siis siin on inimene ka. Inimene on ka, just. Aga siis sellega täna lõpetame. Aitäh kuulamast saadet Kasvuminutid. Saates olid siis Andres Kostiv, siis UX disaini ja juhendatud töötubade agentuurist Futurist ning koos minuga oli Sandra Roosna Asklist ja saade on siis järelkuulatav Apple, Spotify ja teistes podcasti rakendustes ning YouTube'is. Et saadet paremaks muuta, vaatame Facebook või YouTube kommentaaridesse teie tagasiside ja teemade soove järgmisteks kordadeks.
Likeige, jagage ja kuulake meid jälle järgmistel nädalatel. Lugege ka meie blogi Futuristi veebis. Kuulmiseni, tšau! Tšau!